täna on meil laupäev. Tegime just selle Peugeot video, mida te juba näinud olete. Ja nüüd, kuna Vitalik läks Saksamaale, tuli minu kaasa Mark ja me lähme Leetu uute autoseikluste järgi. Kell on 22.15, buss on selja taga ja me hakkame liikuma Leetu. Näeme, ma arvan juba Leedus, et sõidu peal tahaks magada. 8 tundi sõita, 7, 8. Sõita on igassest palju ja liigume nüüd. Kell on saamas 12 ja jõudsin Pärnusse. Plaan on meil siis selline, et enne ma ei jõudnud mitte midagi rääkides, meil oli 5 minutit bussini. Plaan on selline, et me jõuame Vilniusse umbes äkki kell 7 hommikul, siis me läheme Mäkkis saab head kohvi, hakkame vaatama, mis siis Vilniuses on. Margi valikud on küll Kaunas, aga otsin Vilniuses, lisaks käime taas kord Kaunase turult ja Kaunase turult, et käime Vilniuse turult. Ja kui me midagi ei leia Vilniuses, siis me läheme Kaunasesse. Vaatame Margile midagi, vaatame endale. Ühesõnaga, et sõidame nüüd edasi. Järgmine peatus on meil Riias. Ma arvan, et umbes 2-3 tunni pärast ja siis on otse sõit Vilniusse. Näeme siis äkki Riias, kui ma magama ei jää. Ma loodan, ma jään magama, sest homme on raske päev. Ja loodame, või no mitte ei looda, vaid kindel on see, et me peame olema pühapäeval hiljemalt, pühapäev vastu esmaspäeva hiljemalt kell mingi 3 öösel Tallinnas, et ma saaks kell 8 tööle minna. Vaatame, mis meil homne päev toob. Vahepeal update, et oleme jõudnud Riiga, kell on 2:30 öösel. Jäänud on äkki 3,5 tundi veel sõitu ja mõistlik on magada. Margil pole üldse und, Mark kardab, aga ma olen nüüd magan edasi. Auto teeb da. Teie ees. Kirill Šukov. Olemegi jõudnud Vilniusse ja Peugeot 208 on seekord. Alles nägite videot 308 kohta ja nüüd me läheme autoturule ja meil on vaja millegagi liikuda ja me võtsime selleks just 208. Lihtne vastus, miks 208? 208 on 5 senti minut ja 16 senti kilomeeter. See on nagu olematu raha teiste autodega võrreldes. Ehk siis budget drive. 208. Let's go! Nani, oleme jõudnud Vilniuse autoturule. Seekord on siin rohkem autosi, kui harjunud olen näinud. Vaatame. Oleme jõudnud minu lemmiku turuplatsile. See siin. Number on sellel 105. Või 105, mu lemmik. Jah, 105 on mu lemmik. Ja vaatame, mis siin on.
just käis vestles meiega müügimees, hakkas seda X5 kohe pähe määrima. Ütles, et hind ei ole kaugeltki viimane, et võtke, et hea auto on, et kõik mingi veermiku detailid on ära vahetatud ja nii edasi. Basic Leedu müügimees. Vaatame, mis see veel on. Сейчас бродишь, нахуй, круче. Ma näitan teile kõige suuremat platsi, kus on kõige rohkem autosi. See on 102B. See plats on, okei, ta ei ole suur plats, aga lihtsalt kõik, mis te näete, mis seal müügis on Soome numbriga, märgiga üks ainuke auto. Ja nüüd mul tekib küsimus. Ma saan aru, Soome autod, need, mis on matsu pannud, tulid siia taastati ära. Aga mida teeb Hilux siin? Ma saan aru, kui see oleks uuem Hilux või mis iganes linnaauto. Soome numbriga, off-road Hilux. Nüüd ma olen kõike näinud Leedus. Nagu te nägite, pole mitte midagi, taas kord. Praegu, just hetk tagasi, vastas mulle üks auto, räägib vene keelt. Punast värvi, esimene seeria. Automaat, 130 kilovatti, 206 000 sõitnud. Selle eesmärk on tegelikult kaks asja. Et kui see ei lähe müüki, siis see läheb varuosadeks. Kui see läheb varuosadeks, siis tähendab seda, et mul on semi-pro jaoks kere. Jätke see meelde. Aga nüüd me lõpetame siin Vilniuse autoturul ja lähmegi vaatama seda. No, I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of... Oleme jõudnud seda esimest seeriat vaatama, tuli vend, arvatavasti selle omanik, sõidab 61 faceliftiga ja tundub jube ilus. Ma igaks juhuks küsin talt selle kohta, sest mulle meeldib 61 räigelt. Täiesti mõttetu auto, aga mulle meeldib.
vaatame, kas see asi käima ka läheb. Läks. Now I'm breaking, you're faking, girl. You never made a sound. Kiliseb, koliseb. Aga käima läks. Siis on ka enam-vähem viisakas, ma lootsin hullemat. Mul on isa jälginud seda autot päris pikalt ja isa on öelnud, et see on mingi 6 aega vist müügis olnud. Küsimus on selles, et miks seda ei osteta. Ühesõnaga, nagu te nägite, käisime vaatamas seda esimest seeria BMW-d. Alustame miinustest. Miinusteks on... ei olegi. Ja tegelikult üks miinus. Püsikiiruse hoidjat ei ole. Õnneks nendel keredel on see hästi lihtsasti installitav. Ehk siis retrofit siis nii-öelda. See ei ole probleem. Teine miinus. Õlifiltri jala juurest leke. Õnneks ma just tegin ühe sõbranna auto seda tööd, see ei ole keeruline. Nagu öeldakse, been there, done that, ehk siis see on ka lebo. Veel üks miinus on rehvid. Suverehvid on. Selle omanikuga rääkides ta ütles mulle, et ta leiab mulle mingid talvekad. Mina kohe ei pannud tähele, et tagumine stange on värvitud, kuid Mark pani tähele, et tagumine stange on värvitud. Esimest stanget ma panin tähele, et on värvitud. Ja stange värvimine, see on kõige väiksem pisiasi, mis üldse olla saab. Sest kui me vaatame tervet kere, ma vaatasin paksusmõõtega, mul on suke vidin olemas, nagu te Audi videost olete näinud, siis terve kere on originaalvärvkatte all. See on nagu vau. Aga lähme plusside juurde, sellega nendega on natukene lihtsam. Kõik klaasid originaalid, väga hästi, kere originaalvärvi all, hästi, kõik pidurikettad, klotsid uued, super. Piiksenonid, piiksenonitega automaatkast. Sisu on ideaalses seisus, seal ei ole mitte millegi üle viriseda. Üks üliäge asi oli ka see, et selle auto originaal läbisõit läbi kõikide andmebaaside ja läbi hooldusraamatu on 206 000 kilomeetrit. Et see on nagu väga harjumatu. Okei, jah, ma ostsin enda 46, mis mul on, ma ostsin selle omal ajal äkki läbisõit oli 220 000, praegu on mingi 330 000. Ühesõnaga, hetkel kell on 11 saamas, me liigume Kaunasesse. Kaunases vaatame Margile midagi, ma vaatan veel midagi. Ja kui me leiame ühe auto, siis me võtame Margile Kaunasest. Kui me leiame 2 autot, parem kui see esimene seeria, milles ma väga kahtlen, me midagi leiame. Aga kui leiame, siis võtame selle. Kindlasti Kaunases on üks ülihea söögikoht, seal me sööme. Ja liigume Tallinna poole. Plaan on tegelikult nii, et tahaks ideaalis 10 õhtuks jõuda Tallinnasse, kuigi ma saan aru, et see on peaaegu ebareaalne. Aga tegelikult tahaks, jah? Ja tahaks. Tahaks, jah. Oi jah, saab fun olema. Ma loodan, et Kaunas leiame kiiresti. Kui me leiame Kaunases vähemalt ühe auto, siis me läheme tagasi Vilniusesse, võtame selle esimese seeria ja liigume Eestisse. Räägi, kuidas meie hetkesed Bolt Drive'i kulud on selle Peugeot'ga? Et aru saaks, me oleme selle Peugeot'ga sõitnud. Mitte kunagi ärge olge telefonis sõidu ajal, aga 23 kilomeetrit, 1,5 tundi ja me oleme 8 € maksnud selle eest. Täiesti olematu summa.
Eestis arvatavasti maksaks mingi 20 selle eest juba. Mitte rohkem. Just. Meil on 5 senti kilomeeter. Minut. 5 senti minut ja 15 senti kilomeeter. Täpselt ootamise jaoks on kõige parem. Kui autot vaatad, siis raha eriti ei lähe. Just selle ajaga, kui me vaatasime autot, see auto seisis ja selle kulu oli äkki mingi 2.50 ja me olime mingi tund aega just vaatasime. Tangime kütust, saame 2 euri alla ka veel. Jah, just, et ma ei tea, kas Eestis on ka niimoodi, aga on või? Jah. Et kui paned paagi täis, vahet ei ole palju kütust on, paned paagi. Reservis peab olema. Peab reservis olema. No ma arvan, me jõuame Kaunas, siis on reservis. Ühesõnaga, paneme paagi täis ja saame 2 euri alla. Oleme jõudnud Kaunasesse ja kuna Mark nüüd valib endale autot, siis minu kord filmida. Vaatame, mis Mark siis välja valib endale. Ma ei tea, kuidas videos tundub, aga kui reaalsest rääkida, siis minu jaoks on see täiesti no-go variant, kuna see on nelikvedu ja mina ei poolda BB nelikvedusi. Okei, üks asi on, kui sa ostad uuema auto ja mis on nelikvedu või siis sa ostad X3 ja X5, siis ma veel saan aru. Aga see on nelikvedu E90 ja need ei ole lollikindlad asjad. Hind on magus, aga kõik muu. See omanik on Detailing and Car Care, ehk siis see tähendab seda, et see on räigelt hea müügi ettevalmistus autol tehtud ja mina ei võtaks. Väga palju on kriime, mis on sellised, et on juba peale poleerimist, on ei tule välja. Hästi palju on laki jooksmist. Praegu Mark mõõdab palju paksust on, ma hetkel veel ei tea seda. Ja ühesõnaga vaatame, mis Mark ütleb, mis see värv kate on. Mina ei tea. Mina ei võta seda varianti ja ma ei lase Margil ka võtta seda. Ma loodan, Mark kuulab mind lõpuks ja ei võta mingit vabandust väljendust sitta. Seega lähme edasi vaatama mingi järgmist projekti. Ühesõnaga rääkisin Margi ära, et ta ei ostaks seda sitta ja Mark on täitsa nõus ja ta ei ostnud seda. Sai ise ka aru, et ei ole just parim diil. Nüüd kuulame, mida Mark kommenteerib ja kuidas ta kommenteerib seda. No põhimõtteliselt alustame sellest, et kuulutus oli üldse tegemist oli tagaveerise masinaga. Tegime kapott lahti, ma nägin, et karteri vahelt jookseb eesmised need veoõllid. Ja pärast vaatasime kuulutus uuesti, et ju siis pidi vahetama 100%, et ega me nelikut ei ole vaadanudki. Siis omanik ütles, et juhi poolne külg oli full ära värvitud, ütles, et pahtlit pole pandud, aga no jällegi see imevidin värvipaksuse mõõtja näitas ära, et seal oli pahtlit ikka kuhjaga pandud, mitte kilodega, aga pool kilo oli ikka vist ühel uksel kokku. Mis veel? Kundepoolsed uksed olid ka seest mädad, turbo alt olid kas mingisugune, ma ei tea, mis asi see oli, aga ühesõnaga see oli ka täiesti õline. Põhjaplastik oli kunde poolt ka lahti, ehk siis pigem see ei olnud nagu väärt ost. Salongi ei olnud ka just kõige paremas seisus. Et kindlasti ei olnud seda raha väärt ja ei ole mõtet roima osta, nii et otsime edasi korralikku autot. Hetkel oleme me Kaunase turul. Vaatame, mis siin on. 97% olen kindel, et siin ei ole mitte midagi. Aga jalutame ja vaatame. Hinnad on ikka täitsa ebareaalsed hinnad. Lähme edasi.
no Mark, räägi, mis me nägime. Ülehinnatud autosid ja väga rohkem midagi. Ebareaalne, mis hinnad on. Täiesti ebareaalne. Kujutage ette, et te sõidate nagu Tallinnas Bolti. Ja jah, midagi siukest. Ühesõnaga, aitab sellest Kaunase pullist, lähme sööme. Ja siis on see aeg, kui jõuab see vend, keda Mark tahtis näha. Pool tundi on aega, umbes täpselt jõuame ära süüa. Ja siis lähmegi vaatame üle selle. Ja kui see saab üle vaadatud, siis lähme viime Bolti auto tagasi Vilnius, sest tuleb välja, et Bolti ei saa Kaunases jätta. CityBee'ga ei olnud mitte mingit probleemi. CityBee seal, kus võtad savi, sinna kuhu viid savi. Aga Bolt on teistmoodi. Hea odav see suhtes. Nii on vaja tagasi Vilniusse sõita. Aga lootsime, et saame ühe autoga. Tuleme Boltiga Kaunasesse, Bolti jätame Kaunasesse, siis võtame Margile auto ja Margi autoga liigume siis tagasi. Aga päris nii ei saa. Fingers crossed, et ta on sama korralik nagu piltidel, mitte nagu eelmine. Ühesõnaga, liigume sööma. Ta on süüa, davai. Räägi mulle, kuidas sulle see toit maitses, mis me siin sõime? Teine varim koht, kus ma olen siis, mis see oli? Turki. Alustame algusest. Kalkun. Mark, kuidas see toit maitses, mis me sõime? Ma ei võtnud seda kana, mida sa soovitasid, aga ma võtsin kalkunit ja see oli teine parim kalkun, mida ma olen söönud, sest et kõige paremat kalkunit teeb ikkagi emme. Aga ei, väga hea koht. Näita sinnapoole ka, et... Ei näita. Põhjus on lihtne, miks ma seda ei näita, sest ma olen kõik oma tuttavad siia toonud ja kõigile räigel meeldib. Isegi need inimesed, kes ütlevad, et ma restorani toitu ei söö, et see ei ole päris see ja et mind on raske üllatada. Siis see koht selja taga, see on väga hea koht. Ma ei näita, mis see on, sest hakategi siin käima. Ma tean, et mind jälgivad need inimesed, kes käivad ka Leedus. Ja mul ei maksta selle eest, et ma siia inimesi juurde toon. Seega ei saada seda kohe nime kätte. Aga ütleme nii, et kui te leiate 10 euro eest paremat toitu, siis andke kindlasti teada, sest ma ei arva, et te teete seda üle. Me maksime reaalselt 2 joogiga, leibadega ja... 2 kuuma suure rooga 29 eurot. Yeah, see on ebareaalselt hea hind ja ebareaalselt hea toit. See toit on amazing, nagu keegi ütles. Ja see oli amazing! Amazing! Aga nüüd me oleme tagasi oma Bolti auto juures, mida me peame Vilniusse viima, kurat. Loodame, et see 91 ei ole roim. Sisimalt loodame, ma ei taha lihtsalt niisama tühja sõitu teha. Võiks ju olla justkui happy end. Kuid ei olnud. Et see on siis esimene osa, mis te just nägite. Ja see esimene osa viis meid lõppude lõpuks Tširba juurde. Miks see sinna viis? Arvatavasti ma vist räägin seal, aga väike lühikokkuvõte siis esimesest osast. Esimene osa lõppes meil siis sellega, et läksime Kaunases vaatama Margile autot. Lõppude lõpuks me ei leidnud seal mitte midagi ja suundusime tagasi Vilniusse. Vilniuses me võtsime lõpuks siiski selle punase auto ära. See oli ju suvekatel, mäletad seda juttu, jah? Et oli vaja talvekaid. Lõpuks ma sain sellel vennalt, sain talvekad ka kaasa, aga oli vaja kuskilt talvekad vahetada. Ühesõnaga, kell oli 10 ja me jõudsime Tširba juurde, aga seda te näete järgmises videos. Lühidalt rääkides, päris crazy oli. Aga jah, järgmises videos tuleb hästi palju järelrääkimist, sest me olime räigelt väsinud. Kell oli umbes 10 õhtul, kui me alles startisime Vilniusest Tallinna poole. Aga praegu ma näitan väikese tiiseri siis teisest osast.
And this car, you have white web in here and in front now. Ehk siis, kui me kõik oleme harjunud, et Chirba sõidab Irbiga, siis tuli välja, et sellest aastast alates nad tegi kontrakti Wisefabiga. Ja nüüd sõidab Wisefabiga. Wisefab? Yes? Yes, this year with Wisefab. Teine osa tuleb mega crazy. Seega, aitäh, et sa vaatasid seda videot. Pane like, kirjuta kommentaar ja kindlasti vajuta ka subscribe nuppu. Näeme juba teises osas ja peale seda hakkame lõpuks driftikaga tegelema. Driftikas on juba vihuris, seega nüüd on vaja lihtsalt kokku võtta ennast ja toimetama hakata. Täna on meil 13. märts, 10:30 õhtu. 22. aprill on esimene üritus, aga me teeme kõik võimalikku, et saada sõitma selle auto. Aitäh, et sa vaatasid veel kord seda videot ja näeme juba järgmine kord. Ciao!